2026. aasta kvartali aruannete hooaeg annab järjest selgema pildi sellest, kuidas ettevõtted tulevad toime muutuva majanduskeskkonna, tehnoloogiliste investeeringute ja tarbijakäitumistega. Tänases ülevaates vaatame eri sektorite olulisemaid tulemusi, keskendudes käibe ja kasumlikkuse arengule, rahavoogudele, juhtkondade väljavaadetele ning ettevõtete järgmistele kasvusuundadele. Erilise tähelepanu all on tehisintellekti andmekeskuste kiire laienemine, kuid ka tarbimise, tööstuse, tervishoiu ja infrastruktuuri arengud. 2026. aasta värskemad kvartali aruanded ja nende olulisemad tähelepanekud toob teieni börsiteataja. Newcuri 2026. aasta teist kvartalit iseloomustas väga tugev nõudlus ja tootmismahtude kasv. Ettevõtte välised müügid ulatusid 7,605 miljoni tonnini, millest terasetehaste osa moodustas 5,659 miljonit tonni. Samal ajal kui terasetehaste kogusaadetised jõudsid rekordilise 7,1 miljonit tonnini. Keskmine müügihind kõikide välistele klientide tarnitud toodete arvestuses tõusis $1367 tonni kohta ehk 7% võrreldes eelmise kvartaliga ja 10% aasta tagusega. Terasetehaste puhul oli keskmine hind $1145 tonni kohta, kasvu toetasid tugev nõudlus energia, taristu, andmekeskuste ja arenenud tootmisvaldkondades ning Newcur märkis, et tellimusportfellid kasvasid kvartaliga terasetehastes 18% ja terasetoodetes 10%. Kasumlikkus paranes kvartalis jõuliselt, EBITDA tõusis $2,02 miljardi ja käive $10,4 miljardi, mis tähendab ligikaudu 19,4% EBITDA marginaali. Korrigeeritud earnings per share oli $4,84 ja raporteeritud earnings per share $5,04. Viimast toetas $20 suurust mitterahaline mõju Helioni investeeringu väärtuse tõusust. Eriti tugev oli terasetehaste segment, mille kasum enne makse ja vähem osalusi kerkis $1,56 miljardi, seda kõrgemate müügihindade ja suuremate mahtude toel. Lisaks jõudsid mitmed hiljutised investeeringud juba kasumlikku faasi. Lexingtoni armatuurterase mikrotehas ja Kingmani sulatusahi olid kvartalis EBITDA teenivad ning West Virginia uus lehtterasetehas liigub plaanipäraselt. Esimene teraserull läbib marineerimisliini juunis ja tootmise algus on kavandatud 2027. aastasse. Juhtkond ootab kolmandas kvartalis veelgi suuremat konsolideeritud kasumit. Terasetehastes peaksid tulemused paranema kõrgemate realiseeritud hindade ja stabiilsete mahtude tõttu ning terasetoodetes peaksid kasvule kaasa aitama nii suuremad kogused kui ka kõrgemad hinnad. Toorainete segmendis oodatakse samal ajal marginaalide tõttu nõrgemat tulemust. Taust on Newcurile soodne kui turu poolelt, sest juhtkond kirjeldab nõudlust tugevana ja paranemas ning toob 2026. aasta teise poole peamise kasvumootoritena välja energia, arenenud tootmise ja andmekeskused. Samal ajal suurenes USA terase impordi osakaal teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga, mistõttu jäävad tariifid ja kaubanduspoliitika Newcuri jaoks oluliseks mõjuteguriks. Ettevõte näeb siiski, et rangem tollipoliitikat aitab kodumaisel tootmisel konkurentsiolukorda tasakaalustada. Kvartali lõpus oli ettevõttel umbes $2,69 miljardit raha ja lühiajalisi investeeringuid ning aktsionäridele tagastati $479 miljonit, millest $350 miljonit läks aktsiate tagasiostudeks ja $129 miljonit dividendideks. Welltoweri 2026. aasta teine kvartal näitas, et ettevõtte vanemaealiste eluasemete äris on nõudlus endiselt väga tugev. Kogu portfelli sama kaupluse NOI kasvas aastaga 15,5%, kuid kõige olulisemaks kasvumootoriks oli Seniors Housing Operating ehk SHO segment, kus NOI suurenes koguni 20,5%-ni. Keskmine hõivatus tõusis 85,6%-lt aasta varem
87,6%-ni ehk 200 baaspunkti võrra. Ettevõtte enda sama kaupluse arvestuses oli hõivatuse aastane kasv veel 330 baaspunkti, kõrgem täituvus koos 5,2% suuruse tuluga ühe hõivatud ühiku kohta aitas tõsta ärimarginaali 32,1%-ni, mis ületas juba pandeemia-eelse taseme. Kasv kandus otse ka aktsiapõhistesse tulemustesse, normaliseeritud FFO aktsia kohta oli $1,6, kasvades aastaga 25%. Samal ajal jätkas Welltower väga agressiivset portfelli ümberkujundamist, teises kvartalis tehti $6,3 miljardi ulatuses investeeringuid ning aasta esimese 6 kuuga oli suletud või lepingu all kokku $15,5 miljardit investeeringuid. Eriti oluline oli Kanada Amica Seniors Lifestylesi 38 eakate elamukogukonnast koosneva portfelli omandamine 44,1 miljardi Kanada eest ning juulis lisandus veel 5 arenduses olevat objekti. Samal ajal müüb ettevõtte järk-järgult ambulatoorse meditsiini varasid ja suunab kapitali tagasi vanemaealiste eluaseme turule, muutes portfelli järjest puhtamalt selle pikaajalise kasvutrendi kasusaajaks. Juhtkond tõstis kvartalis väljavaadet märgatavalt. 2026. aasta normaliseeritud FFO prognoos on nüüd $6,36–6,44 aktsia kohta, võrreldes varasema $6,21–6,35 ning kogu portfelli sama kaupluse NOI kasvuks oodatakse 13,75–16%. SHO segmendi ootuse keskpunkti tõsteti 20%-ni, mida toetavad nii umbes 350 baaspunkti suurune hõivatuse kasv kui ka ligikaudu 5,1%-ne hinnakasv. Samal ajal püsib bilanss tugev, netovõla ja korrigeeritud EBITDA suhe oli 2,99x ning ettevõte suurendas kvartaalset dividendi 15% võrra, $0,85. Seega on Welltoweri kvartali keskne lugu üsna konkreetne, hõivatuse taastumine ja hinnajõud parandavad olemasolevate objektide tootlust, samal ajal kui miljarditesse ulatuvad uued investeeringud suurendavad tulevast rahavoogu ja juhtkond on selle paranemise juba ka prognoosidesse sisse kirjutanud. Louis Vuittoni 2026. aasta esimese poolaasta moekaupade ja nahatoodete äri näitas teises kvartalis selget stabiliseerumist. Fashion and Leather Goods käive ulatus 18,15 miljardi euroni, mis jäi poolaasta lõikes 5% alla eelmisele aastale ja orgaaniliselt 1% madalamaks, kuid teises kvartalis pöördus orgaaniline kasv juba 1% pluss peale. See muutis kvartali olulise just dünaamika mõttes. Aasta esimese poole nõrkus hakkas taanduma ning USA's kiirenes kasv eriti kiiresti. Samal ajal püsis ärimarginaal erakordselt kõrgel 34,1% juures, kuigi oli veidi madalam kui aasta varem, 34,7% juures. Ärikasum langes 7%-l 6,2 miljardi euroni, kusjuures märkimisväärse osa langusest põhjustasid valuutakursside ebasoodsad muutused. Aasia jäi äri jaoks keskseks turuks, moodustades Fashion and Leather Goodsi käibes 38% võrreldes 36%-ga aasta varem. Eraldi Hiina müügikasvu protsenti Louis Vuitton selles aruandes ei avaldanud, kuid kvartali arengute järgi oli piirkond oluline nii uute poodide kui ka brändide positsioneerimise seisukohalt. Louis Vuitton tõi välja uute kaupluste edu Soulis ja Pekingi Sanlitunis ning Christian Dior avas Tokyo Bamboo paviljoni ja valmistas uue Milano poe avamiseks. Ka teistes ärides oli Aasia pilt paranemas, Hennessy näitas Hiinas head hoogu ning Sephora kirjeldas Hiina arengut järk-järgult paranevana. Samal ajal tuleb arvestada, et Louis Vuitton konsolideeritud tulemusi mõjutas tugevalt valuutakursside liikumine ning Greater China's TFSi äride müük muutis võrdlusbaasi.
Juhtkond ei andnud aruandes klassikalist numbrilist täisaasta müügijuhist, vaid rõhutas teise poolaasta puhul loovust, toodete kvaliteeti, brändide atraktiivsust ja poevõrgustiku arendamist. Louis Vuittoni fookuses on innovatsioon ja disaini jätkuv tugevdamine. Christian Dior jätkab uute kollektsioonide ja kaupluste arendamist ning kogu grupi strateegias on selgelt näha panust uutele loovjuhtidele ja värskemale disainile. Selle mõju oli juba kvartalis nähtav. Christian Diori Couture sai Jonathan Andersoni esimeste kollektsioonidega tugeva stardi. Loro Piana ja Rimowa tulemusi kirjeldati erakordsetena ning Celine'i uus suund Michael Raideri juhtimisel võeti hästi vastu. Seega ei seisne Louis Vuittoni moekaupade praegune lugu ainult käibe taastumises, vaid selles, kas loov uuendus ja tugev marginaal suudavad muuta teise kvartali +1% orgaanilise kasvu jätkusuutlikuks taastumiseks. Starbucksi 2026. aasta majandusaasta teine kvartal oli ettevõtte pöördeplaani jaoks oluline samm, sest esimest korda enam kui 2 aasta jooksul kasvasid korraga nii käive kui ka kasum. Globaalne võrreldavate kohvikute müük kasvas 6,2%, mida vedas 3,8% suurem tehingute arv ja 2,3% kõrgem keskmine ostukorv. USAs oli taastumine veel tugevam, võrreldav müük kasvas 7,1%, tehingute arv 4,3% ja keskmine ostukorv 2,7%. See on oluline muutus võrreldes varasemate kvartalitega, mil müügikasv sõltus rohkem hinnatõusust, nüüd tuli suurem osa kasvust klientide reaalsest tagasitulekust. Hommikune külastavus on taastunud ligikaudu 2022. aasta tasemele ning kasv oli nähtav kõigis päevaosades. Taastumise taga on Back to Starbucks strateegia, kus rõhk on kiiremal teenindusel, paremal kohviku kogemusel ja menüü uuendamisel. Üle 300 kohviku oli kvartaliks juba värskendatud ning aasta lõpuks soovitakse jõuda enam kui 1000-ni. Samal ajal kasvas USA tarneäri majandusaasta algusest üle 30%, Starbucks Rewardsi aktiivsete liikmete arv jõudis rekordilise 35,6 miljonini ning Cold Foamsi platvormi müük suurenes üle 40%. Kõik ei olnud siiski sama tugev, Põhja-Ameerika ärimarginaal langes 11,6%-lt 9,9%, sest tööjõu investeeringud, kõrged kohvihinnad, tariifid ja tootemiksi muutus neelasid osa müügikasvu kasvust. Hiinas oli areng mõõdukas, kuid suund paranes. Võrreldavate kohvikute müük kasvas 0,5%, sest tehingute arv suurenes 2,1%, samal ajal kui keskmine ostukorv langes 1,6%-le. See tähendab, et kasv tuli suuremast külastavusest, mitte kõrgematest hindadest. Veel olulisem on ärimudeli muutus. Boyu Capital omandas Hiina jaemüügi ühisettevõttes 60% ning Starbucks säilitas 40% osaluse koos kaubamärgi ja intellektuaalomandi litsentsimisega. Ettevõtte sai tehingust ligikaudu $3,1 miljardit bruutoraha ning plaanib pikemas perspektiivis laiendada kohalolekut enam kui 1000 Hiina linnast üle 1500 linnani. Juhtkonna kindlustunne paranes piisavalt, et kogu aasta prognoosi tõsta. Globaalse ja USA võrreldava müügi kasvuks oodatakse nüüd vähemalt 5% korrigeeritud earning per share'iks $2,25 kuni $2,45 ning ärimarginaali puhul kerget aastast paranemist. Samas jääb konsolideeritud käive Hiina uue ühisettevõtte struktuuri tõttu ligikaudu eelmise aasta tasemele ning kohvi-India tariifid püsivad lähiaja kuluriskidena. Starbucks plaanib aasta jooksul lisada 600 kuni 650 uut kohvikut ning jätkab $2 miljardi suuruse kulude kokkuhoiuprogrammiga. Kvartali kõige olulisem muutus on seega müügikasvu kvaliteet. Kliendiliiklus on uuesti kasvamas, lojaalsusprogramm kogub hoogu ja kasum hakkas pärast pikka langusperioodi taas paranema. Kuid järgmine etapp sõltub sellest, kui kiiresti suudetakse tugevam nõudlus muuta püsivalt kõrgemateks marginaalideks. Visa 2026. majandusaasta teise kvartal kinnitas, et üleilmse makseaktiivsus püsib tugev vaatamata ebakindlale majanduskeskkonnale. Püsiva valuutakursi alusel kasvas maksete kogumaht 10% ning ületas kvartalis esimest korda Visa ajaloos $4 triljoni piiri.
Piiriüleste maksete kogumaht suurenes 13% ja Euroopa-siseseid tehinguid välja jättes 12%, mida toetasid nii e-kaubandus kui ka rahvusvaheline reisimine. Viisavõrgu kaudu töödeldi kvartalis 71,7 miljardit tehingut ehk 10% rohkem kui aasta tagasi. Eriti tugev oli USA, kus maksemahu kasv kiirenes 10%-ni ning juhtkonna sõnul ei olnud ka madalama kulutustasemega tarbijate seas veel märgata selget nõrgenemist. See aktiivsus kandus hästi ka finantstulemustesse. Visa käive kasvas 14% 11,63 miljardi dollarini ning ärikasum ulatus 6,88 miljardit dollarini, mis annab ligikaudu 59,1% ärimarginaali. Earnings per share kasvas 10% 2,97 dollarini ja korrigeeritud earnings per share 11% 3,32 dollarini. Käibe sees paistis eriti silma andmetöötluse tulu 17% kasv 6 miljardi dollarini ning muu tulu koguni 45% kasv. Samas kasvasid tegevuskulud arvestuses 19%, mida mõjutasid muu hulgas 563 miljoni dollari suurused koondamiskulud ja 237 miljoni dollari suurune kohtuvaidlustega seotud eraldis. Visa genereeris sellest hoolimata kvartalis 6,14 miljardit dollarit vaba rahavoogu ning tagastas dividendide ja aktsiate tagasiostuga omanikele kokku 6,2 miljardit dollarit. Kvartali lugu ulatus samal ajal tavapärasest kaardimaksest kaugemale. Visa kasvatab kommertsmaksete ja raha liigutamise lahendusi ning liigub aktiivselt AI ja stablecoini põhiste maksete suunas. Kvartali ümber tutvustati nii uusi AI lahendusi kui ka stablecoinide emiteerimise, liigutamise ja haldamise platvormi. FIFA maailmameistrivõistlused andsid omakorda nähtava tõuke piiriülesele kulutamisele, eriti Põhja-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas. Juhtkonna järgmise kvartali väljavaade jäi tugevaks, kuid mitte agressiivseks. Püsiva valuutakursi alusel oodatakse käibekasvu madala kahekohalise protsendi vahemikku ülemises otsas ja korrigeeritud earnings per share'i kasvu keskmise teismelise protsendi vahemikku alumises otsas. Visa põhitegevus näitab seega jätkuvalt tugevat hoogu, kuid järgmise etapi võtmeküsimuseks jääb, kui hästi suudab ettevõtte ühendada traditsioonilise maksevõrgu kasvu uute raha liigutamise, tehisintellekti ja digitaalsete varade lahendustega, hoides samal ajal kulu kasvu kontrolli all. American Toweri 2026. aasta teine kvartal näitas, et ettevõtte põhitegevus püsib tugev ka ajal, mil USA torniturgu mõjutab endiselt Dishi lepingute lõpetamine. Kinnisvara tulu kasvas 6,3% 2,69 miljardi dollarini ning orgaaniline üürnike arvelduse kasv oli 1,7%. Dishi mõju välja jättes ulatus orgaaniline kasv ligikaudu 4%-ni, AFFO aktsia kohta tõusis 4,2% 2,71 dollarini ning kogu AFFO 3,8% 1,26 miljardi dollarini. Üürnike lisandumine ja olemasolevate lepingute laiendamine püsis juhtkonna sõnul tugevana, mida toetavad operaatorite jätkuvad investeeringud 4G ja 5G võrkudesse ning kiiresti kasvav mobiilse andmeside kasutus. Kasumlikkus jäi American Toweri ärimudeli üheks tugevamaks küljeks, korrigeeritud EBITDA kasvas 3,2% 1,81 miljardi dollarini ning EBITDA marginaal oli 65,8%. Kinnisvara brutomarginaal ulatus veelgi kõrgema 73,7%-ni, eriti kiiresti arenes CoreSitesi andmekeskuste äri, kus käive kasvas 13,4%-lt 297 miljoni dollarini ja rahapõhine käive 12,3%. Juhtkond kirjeldas CoreSitesi renditegevust rekordilisena ning näeb pilveteenuste, tehisintellekti ja suurema andmemahu taga mitmeaastast nõudlustsüklit. See muudab American Toweri loo järjest vähem ainult mobiilmastide looks. Üle 148 000 sideobjektiga tornivõrgu kõrval on andmekeskused kujunemise ettevõtte selgelt kiiremini kasvavaks teiseks sambaks. Juhtkonna kindlustunnet näitab see, et 2026. aasta prognoosi tõsteti juba teist korda sel aastal. Kinnisvaraturu oodatakse nüüd 10,7 kuni 10,85 miljardit dollarit, korrigeeritud EBITDAd 7,24 kuni
7,31 miljardit ning AFFO-d aktsia kohta 11 kuni 11,17 dollarit. Andmekeskuste käibekasvu prognoos tõsti umbes 15%-ni, samal ajal genereeris ettevõtte kvartalis 1,16 miljardit dollarit vaba rahavoogu, kasvatades aastaga ligi 20%, dividend tõusis 5,3% 1,79 dollarini aktsia kohta ning netovõla ja EBITDA suhe püsis 4,9 juures. Portfelli korrastamist jätkati Filipiinide ja Bangladeshi äride müügiga ning kapitali suunatakse üha rohkem arenenud turgudele ja andmekeskustesse. Kvartali keskne pilt on seega üsna selge, Dish tekitab tornides ajutist vastutuld, kuid 5G võrkude tihendamine, kasvav andmekasutus ja CoreSitesi AI-ga seotud nõudlus annavad ettevõttele mitu paralleelset kasvumootorit. Coca-Cola 2026. aasta teine kvartal näitas tugevat kombinatsiooni reaalsest mahukasvust, hinnastamisvõimest ja paranevast kasumlikkusest. Orgaaniline käive kasvas 6% ning kogu käive 7%, 13,4 miljardit dollarini. Kusjuures kasv ei tulnud ainult kõrgematest hindadest, müügimaht suurenes globaalselt 5%, mida vedasid India, Hiina, USA ja Brasiilia. Eriti tugev oli Aasia ja Vaikse ookeani piirkond 8% mahu kasvuga. Samal ajal suurenes Coca-Cola kaubamärgi maht 5% ja Coca-Cola Zero Sugari müügimaht koguni 16%. Ettevõte kasvatas ka väärtuspõhist turuosa alkoholivabade valmisjookide turul ning viitab sellele, et tugevam müük ei tulnud lihtsalt kogu joogituru kasvust. Kasv kandus hästi kasumisse, ärikasumi marginaal paranes 34,1%-lt 34,9%-ni ning võrreldav marginaal 34,7%-lt 35,6%-ni, sest orgaaniline kasv, madalamad tegevuskulud ja soodsam valuutakeskkond kompenseerisid kõrgemaid sisendkulusid ja suuremaid turundusinvesteeringuid. Earnings per share kasvas 16% 1,03 dollarini ning korrigeeritud earnings per share 11% 0,97 dollarini. Kvartali üks huvitamaid kasvumootoreid oli jalgpalli MM. Coca-Cola kampaania jõudis enam kui 180 turule ja ettevõtte hinnangul aitas see kaasa Coca-Cola põhibrändi 5% ning Powerade'i 8%-lisele mahu kasvule. Samal ajal jätkus tootearendus, näiteks Coca-Cola Zero laiendamine ning Hiina turule kohandatud Sprite plus tea, mis näitab, et ettevõte otsib kasvu järjest enam ka uute tarbimisolukordade ja kohalike maitsete kaudu. Tulemuste tugevus võimaldas juhtkonnal 2026. aasta prognoosi tõsta, orgaaniline käibe kasvuks oodatakse nüüd ligikaudu 5% võrreldes varasema 4-5% vahemikuga ning võrreldava earnings per share'i kasvu prognoos tõsteti 8-9%-lt 9-10%-ni. Samuti suurendab vaba rahavoo ootus 12,2 miljardilt ligikaudu 12,4 miljardi dollarini. Riskid pole siiski kadunud, kõrgemad sisendkulud survestavad jätkuvalt marginaale ning Aasia 8%-line mahukasvuga kaasas 9%-line hinnastuse langus, mis peegeldab ettevõtte teadlikku panust taskukohasemale toodetele. Coca-Cola kvartali tugevus seisneb seega eelkõige kasvu kvaliteedis, ettevõte müüb rohkem jooke, mitte ainult kallimalt, parandab samal ajal marginaali ning tõstab aasta kasumijaotust. Sherwin-Williamsi 2026. aasta teine kvartal oli tugev vaatamata sellele, et juhtkonna hinnangul ei olnud üldises värvi- ja pinnakatete nõudluses veel sisulist taastumist. Kontserni käive kasvas 7,5% 6,79 miljardi dollarini ning ettevõtte suurima üksuse Paint Stores Grupi müük suurenes 5,1% 3,89 miljardi dollarini. Veel kõnekam oli võrreldavate poodide müügi 4,2% kasv, võrreldes vaid 0,8%-ga aasta varem. Kasvu vedasid hinnatõusud, veidi suuremad mahud ning uute klientide võitmine. Kaitse- ja merenduspinnakated kasvasid kahekohalises tempos, kommertsäri kõrges ühekohalises ning elamute ülevärvimine keskmises ühekohalises tempos. Nõrgemaks kohaks jäi isetegijate turg ning uute elamute ehitus surus jätkuvalt tagasihoidlik ühe peraelamute valmimine.
Kasumlikkuse pilt oli samuti tugev, kuid mitte täiesti probleemivaba. Brutomarginaal langes 49,4%-lt 49,2%-ni, sest tooraine kallinemine ja Suvinili omandamise mõju neelasid osa tugevama müügieelistest. Ilma Suvinili lahjendava mõjuta oleks brutomarginaal juhtkonna sõnul tegelikult paranenud. Samal ajal kasvas korrigeeritud EBITDA 10,5% 1,46 miljardi dollarini ja selle marginaal 20,9%-lt 21,5%-ni. Raporteeritud earnings per share suurenes 14,3% 3,43 dollarini ja korrigeeritud earnings per share 9,5% 3,7 dollarini. Ettevõtte kasv polnud seejuures ainult Paint Stores Groupi lugu. Consumers Brandsi käive hüppas tänu Suvinilile 21,5% ning Performance Coatings kasvas 6,3%, kust nõudlust vedasid muuhulgas andmekeskused, pooljuhtide tootmine, energia ja veetaristu ning rasketehnika. Juhtkond tõstis kogu 2026. aasta prognoosi, kuid jäi majanduskeskkonna suhtes ettevaatlikuks. Müügi kasvuks oodatakse nüüd keskmist kuni kõrget ühekohalist protsenti ning korrigeeritud earnings per share'i prognoos tõsteti 11,8 kuni 12,2 dollarini, võrreldava 2025. aasta 11,43 dollariga. Teise poolaasta oluline vastutuul on jätkuv tooraine, energia, logistika ja pakendikulude inflatsioon, millele ettevõtte vastab hinnatõusudega. Paint Stores Groupi jõustub 1. septembril koguni 8% hinnatõus, samal ajal peaksid kvartalis tehtud ümberkorraldused andma ligikaudu $17 miljonit aastas kokkuhoidu. Rahavoog annab selleks piisavalt manööverdamisruumi. Esimese poolaasta tegevusrahavoog ulatus 1,49 miljardi dollarini ning aktsionäridele tagastati dividendide ja tagasiostudega 2,23 miljardit dollarit. Sherwin-Williamsi kvartali tugevus seisneb seega sellest, et ettevõte suutis nõrga lõppturu taustal kasvatada turuosa, võita uusi kliente ja tõsta kasumit. Järgmise poolaasta proovikiviks saab see, kui palju kõrgematest sisendkuludest õnnestub klientidele edasi kanda ilma müügimahtu kahjustamata. Meta 2026. aasta teine kvartal näitas väga tugevat reklaamiäri, kuid samal ajal muutub tehisintellekti arendamise hind ettevõtte finantstulemustest järjest nähtavamaks. Reklaamitulu kasvas aastaga 27% 59,36 miljardi dollarini, mida toetasid korraga nii suurem kasutus kui ka parem monetiseerimine. Reklaami näitamiste arv suurenes 14% ja keskmine reklaami hind 12%. Meta rakendusi kasutas juunis iga päev keskmiselt 3,6 miljardit inimest, 3% rohkem kui aasta varem. Lisaks jõudis Instagram 2 miljardi päeva kasutajani ja Threads ületas 500 miljoni kuu kasutaja piiri. Seega ei tule kasv enam ainult kasutajaskonna suurenemisest, järjest suurem osa väärtusest tekib sellest, kui efektiivselt suudab Meta olemasolevalt tähelepanu reklaamituluks muuta. AI on selles arengus juba otseselt mõõdetav kasvumootor. Meta kasutas suuri keelemudeleid reklaamide järjestamiseks ja kasutaja huvide paremaks mõistmiseks ning Facebookis tõid uued mudelid kaasa 8,3% rohkem reklaamiklikke ja 15,7% rohkem konversioon. Advantage Plusi automatiseeritud reklaamilahendused jõudsid üle 75 miljardi dollari suuruse aastase tulutemponi ning vähemalt üht Meta AI põhist reklaamiloome tööriista kasutab juba üle 9 miljoni väikeettevõtte. Samal ajal laieneb AI mõju reklaamis kaugemale. Meta Business Agentic kasutab üle miljoni ettevõtte. Ettevõte arendab Muse'i mudeli perekonda ning AI prillide tugeva müük aitas Reality Labsi käibel kasvada 16%-ni 431 miljoni dollarini. Reality Labs jäi siiski 4,62 miljardi dollari suuruses ärikahjumisse, mis näitab, kui kallis on järgmiste tehnoloogiaplatvormide ülesehitamine. Kvartali nõrgem pool oli kulude kasv. Kontserni kogukäive suurenes 28%, 60,8 miljardi dollarini.
kuid kulud hüppasid 55% 42 miljardi dollarini, mistõttu ärimarginaal langes 43%-lt 31%-le ja earnings per share $7,14 $6,18. Tulemust mõjutasid küll $2,4 miljardi ulatuses kohtuvaidlustega seotud kulud ja $1,18 miljardi restruktureerimiskulud, kuid samal ajal kasvasid kiiresti AI spetsiifilised väljaminekud serveritele, andmekeskustele, pilveteenustele ja spetsialistidele. Kapitalikulud ulatusid ainuüksi kvartalis $31,1 miljardi ning vaba rahavoog langes $784 miljoni. 2026. aasta kapitalikulude prognoos on nüüd $130–145 miljardi vahemikus ja kolmanda kvartali käibeks oodatakse $61–64 miljardit. Meta puhul on seega tekkinud huvitav tasakaal. AI ei ole enam ainult tulevikulubadus, sest selle mõju reklaamide tulemuslikkusele, kasutajate kaasatusele ja uutele teenustele on juba nähtav, kuid sama kiiresti kasvab ka selle infrastruktuuri hind. Ettevõtte teatas kvartali ajal koostöös BlackRockiga uue 1 gigavatise andmekeskuse arendamiseks Texases ning juhtkonna hinnangul on lähiaastate arvutusvõimsus sedavõrd väärtuslik, et Meta keskendub 2026–2027 aastal selle võimalikult kiirele kasvatamisele. Reklaamiäri annab praegu nende investeeringute tegemiseks erakordselt tugeva rahastusbaasi. Järgmiste kvartalite keskne küsimus on, kas AI-s saadav täiendav tulu ja efektiivsus suudavad kasvada sama kiiresti kui nende saavutamiseks vajalik kapital. Microsofti 2026. majandusaasta teine kvartal näitas, et tehisintellekti investeerimislaine muutub järjest selgemalt reaalseks pilvekäibeks. Kontserni käive kasvas 17% $81,3 miljardi, kuid peamine kasvumootor oli Azure. Azure'i ja teiste pilveteenuste käive suurenes aastaga 39% ehk püsiva valuutakursi alusel 38%. Microsoft Cloudi kogukäive jõudis esimest korda üle $50 miljardi piiri, kasvades 26% $51,5 miljardit. Nõudlus on seejuures endiselt suurem kui Microsofti olemasolev arvutusvõimsus, mis tähendab, et Azure'i kasvukiirust ei piira praegu niivõrd klientide huvi, vaid see, kui kiiresti suudab ettevõtte uusi andmekeskusi, GPU-sid ja serveri võimsus kasutusse võtta. AI mõju ei piirdu enam ainult Azure'iga. Microsoft 365 Commercial Cloudi käive kasvas 17% ning tulu kasutaja kohta vedasid kõrgemale E5 paketid ja Microsoft 365 Copilot. Kommertskasutajate arv ületas samal ajal 450 miljonit. Ettevõtte AI ökosüsteem ulatub nüüd Microsoft 365 ja GitHub Copilotist Azure'i AI-ni ning nõudluse tugevust näitab ka tulevaste lepingute maht. Kommertstegevuse täitmata lepingulise kohustuse kasvasid 110% rekordilise $625 miljardi, kuigi ligikaudu 45% sellest pärineb OpenAI kohustustest. Intelligent Cloudi ärikasum kasvas 28% $13,9 miljardi, kuid AI taristu investeeringud survestasid selle segmendi marginaali. Kogu Microsofti ärikasum ulatus $38,3 miljardi ja ärimarginaal paranes siiski 47%-ni, 2% kõrgemale kui aasta varem. Selle kasvu hind on erakordselt suur, kapitalivajadus. Kvartali kapitalikulud koos finantsliisingutega tõusid aastaga 66% $37,5 miljardi, millest ligikaudu 2/3 läks lühema elueaga varadesse, eelkõige GPU-desse ja CPU-desse. Ülejäänu suunati pikaajalise andmekeskuste infrastruktuuri. Selle tulemusel langes vaba rahavoog $5,9 miljardi, kuigi äritegevuse rahavoog kasvas 60% $35,8 miljardi. Microsoft Cloudi brutomarginaal langes samal ajal 70%-lt 67%-le, näidates üsna otseselt AI buumi teist poolt. Nõudlus ja käive kasvavad kiiresti, kuid vajaliku arvutusvõimsuse rajamine on väga kapitalimahukas. Kvartali üldpilt tugevdab asjaolu, et kasv ei tulnud ainult ühest tootest. Productivity and Business Process
kasvas 16% 34,1 miljardi dollarini, Microsoft 365 Consumer Cloud 29%, Dynamics 365 19% ja LinkedIn 11%. Nõrgemaks kohaks jäi tarbijaäri, kus More Personal Computingu käive langes 3% ning Xboxi sisu ja teenuste müük 5%. Järgmiseks kvartaliks ootab juhtkond Intelligent Cloudi käibeks 34,1 kuni 34,4 miljardit dollarit ja Azure'i püsiva valuuta kursi kasvu 37 kuni 38%. Microsofti praegune seis on seega ebatavaline, ettevõte kulutab AI taristule 10 miljardit dollarit kvartalis, kuid samal ajal on nõudlus endiselt suurem kui pakkumine ning Copilot, Azure'i ja teised AI teenused hakkavad neid investeeringuid järjest nähtavalt käibeks muutma. Western Digital lõpetas 2026. majandusaasta väga tugeva kvartaliga, mille keskmes oli pilve- ja AI taristu kasvav vajadus suuremahulise andmesalvestuse järele. Ettevõtte HDD põhine kogukäive ulatus 3,75 miljardi dollarini, kasvades aastaga 44% ja kvartaliga 12%. Eraldi Enterprise Storage'i käivet ettevõtte enam eraldi reana ei avalda. Kõige lähem näitaja on pilvesegment, mis moodustas kogu käibes koguni 89% ehk ligikaudu 3,3 miljardit dollarit. Mahud kasvasid samuti jõuliselt, tarnitud salvestusmaht jõudis 231 exabyte'ini, millest 209 exabyte'i tuli suure mahutavusega Nearline'i ketastest. AI mõju on siin üsna otsene, mudelite teenimine ja kasutamine tekitab järjest rohkem andmeid, mida tuleb pikaajaliselt ja kuluefektiivselt säilitada, mistõttu saavad AI andmekeskuste investeeringutes kasu lisaks GPU tootjale ka HDD taristu pakkujad. Kasumlikkuse paranemine oli veelgi märgatav kui käibekasv. Korrigeeritud brutomarginaal tõusis aastaga 41,3%-lt 54,4%-ni ning korrigeeritud ärimarginaal 28,1%-lt 44,2%-ni. Korrigeeritud earnings per share enam kui kahekordistus 1,7 dollarit 3,56 dollarini, samal ajal genereeris ettevõte 1,39 miljardit dollarit tegevuse rahavoogu ja 1,28 miljardit dollarit vaba rahavoogu, mis tähendab ligikaudu 34% vaba rahavoo marginaali. Tugevam hinnastamine, suurema mahutavusega ketaste kasvav osakaal ja tootmise efektiivsus on muutnud Western Digitali kasumiprofiili kiiresti. Ettevõte alustas kvartalis ka järgmise põlvkonna ePMR-i ketaste tarnimist, mille mahutavus ulatub kuni 40 terabaidini ühe kehta kohta. Juhtkonna järgmise kvartali väljavaade viitab sellele, et hoog ei peaks lähiajal kaduma. 2027. majandusaasta esimeseks kvartaliks prognoositakse 4,1 pluss miinus 0,1 miljardi dollari käivet, mis tähendaks ligikaudu 42–49% aasta kasvu. Brutomarginaaliks oodatakse 55–56% ja korrigeeritud earnings per share'iks 4 pluss miinus 0,15 dollarit. Lisaks kuulutati välja 0,15 dollarile kvartali dividend. Western Digital on pärast SanDiski eraldamist muutunud varasemast märksa puhtamaks HDD ja andmetaristu ettevõtteks ning see ajastus on osutunud soodsaks. Pilv moodustab juba ligi 90% müügist ja AI suurendab andmete loomist kiiremini, kui pelgalt arvutuskiipide müügist võiks järeldada. Peamisteks riskideks jäävad pilveklientide investeerimistsükli võimalik aeglustamine, hinnakonkurents ning suure mahutavusega ketaste järjest keerukam tootmine. Kuid praegu nähtavad nii tellimuste nähtavus, marginaalid kui ka järgmise kvartali prognoos jätkavad tugevat nõudluskeskkonda. Qualcomm'i 2026. aasta majandusaasta kolmas kvartal tõi hästi esile ettevõtte kahe erineva kiirusega arengu. Nutitelefonide äri oli surve all, kuid automotive, IoT ja uued AI suunad kasvasid kiiresti. Kontserni käive oli 9,95 miljardit dollarit, 4% vähem kui aasta varem ning korrigeeritud earnings per share langes 20% 2,21 dollarini.
Snapdragoniga seotud QCT telefonikiipide käive ulatus $5,09 miljardit, langedes aastaga 20%, sest kõrged mäluhinnad ja tarneahela piirangud vähendasid nutitelefoni tootjate tellimusi. Qualcommi litsentsiäri QTL püsis märksa stabiilsena, käive oli $1,28 miljardit, vaid 3% vähem kui aasta tagasi ning maksueelne marginaal jäi väga kõrgele 69% tasemele. Kvartali selgem tugevus oli autotööstus, automotive käive püstitas uue rekordi, kasvades 61% $1,59 miljardit ning tegemist oli juba 23 järjestikuse kvartaliga, mil selle valdkonna müük kasvas vähemalt kahekohalises tempos. Qualcomm võitis BMW järgmise põlvkonna juhiabisüsteemide ja digitaalse cockpiti peamise arvutiskiibi tarnija rolli ning koostöös Stellantisega ulatub juba 2030 aastasse. Juhtkond tõstis selle tulemusel Automotive'i 2026. majandusaasta lõpu aastase müügitempo ootuse $6 miljardilt ligikaudu $7 miljardit. IoT lisas veel $1,83 miljardit käivet, kasvades 9%, mistõttu Automotive'i ja IoT suurenesid koos 28%. Qualcommi sõltuvus telefonidest väheneb seega reaalselt, mitte ainult strateegilistest lubadustest. Nõrgem koht oli kasumlikkus. Qualcomm ei avalda põhikommunikatsioonis eraldi kogu ettevõtte korrigeeritud brutomarginaali, kuid QCT maksueelne marginaal langes aastaga 30%-lt 26%-le. Surve tuleb kallimast mälust, pooljuhtplaatidest, pakendamisest ja muudest tootmissisenditest ning ettevõte on vastuseks hindu tõstmas. Järgmise kvartali väljavaade peegeldab seda ebakindlust. Käibeks prognoositakse $9,7 kuni $10,5 miljardit, korrigeeritud earnings per share'iks $2,05 kuni $2,25 ning QCT käibeks $8,4 kuni $9 miljardit. Lisaks ootab juhtkond Apple'ile müüdavate toodete kiiremat vähenemist, sest Qualcommi moderni osakaal järgmiseks iPhone'i põlvkonnas kujuneb varasemast 20% eeldusest oluliselt väiksemaks. Samas ehitab Qualcomm juba järgmist kasvufaasi. Ettevõttel lõpetas kvartalis modulaari omandamise, et tugevdada generatiivse ja agentse AI tarkvarakihti ning siseneb jõulisemalt andmekeskustesse. Esimesed kohandatud kiibilahendused peaksid hakkama käivet tootma juba detsembri kvartalis. AI kiirendid on kavandatud 2027. ja ka serveriprotsessid 2028. aastasse. 2029. aastaks tõsteti telefoni välise ärikäibe sihtkoguni $40 miljardi, millest üle 15 miljardi peaks tulema andmekeskustest. Kvartali pilt on seetõttu tasakaalukas. Snapdragon jääb väga oluliseks rahavoo allikaks, kuid telefonituru nõrkus, Apple'i sõltuvuse vähenemine ja sisendkulud survestavad lähiaega. Samal ajal kasvavad Automotive, IoT ja AI piisavalt kiiresti, et Qualcommi ärimudel hakkab muutma märksa mitmekesisemaks. Käesolev video on koostatud üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning selle esitatud teave, hinnangud ja kommentaarid ei kujuta endast finantsnõustamist, investeerimissoovitust ega üleskutset väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Esitatud andmed põhinevad avalikult kättesaadaval informatsioonil, mille täielikkust ja täpsust ei ole võimalik igal ajahetkel garanteerida. Investeerimisega kaasneb kapitali kaotamise risk ning varasem tootlus ei taga tulevasi tootlusi. Iga investeerimisotsus tuleb teha iseseisvalt, lähtudes enda eesmärkidest, riskitaluvusest ja finantsolukorrast ning vajadusel konsulteerides vastava kvalifikatsiooniga spetsialistiga.